Töötab. Davai. Nii. Hei, tere tulemast meie podcasti, mina olen Helena. Ja joo, ma olen Teili. Ja mina olen Grete. Ja meie selle kuu teemaks on siis klassika küsimärk. Ja täna me räägime Inceptionist. Ja siis väike taust ka sellele, kes ei ole seda veel näinud. Ja kuidas siis vaataja saab end ette valmistada selle vaatamiseks. See on siis 2010 film, sci-fi action, kestab 2 tundi 28 minutit ja režissöör on Christopher Nolan. Ja paar soovitust enne selle vaatamist. Võtta aega selle vaatamiseks, et saaksid keskenduda, et mitte niimoodi, et sa pead vaatama selle ruttu läbi. Näiteks teema tuba pimedamaks. Vahet pole, kas sa vaatad selle sõpradega üksi, nii kuidas tahad. Ja lihtsalt mine nendega koos rännakule, naudi. Davai, aga mis olid teie esmamuljed sellest? Või üldiselt muljed? Mulle jäi väga sümpaatne mulje, väga huvitav film. Et see on selline film, mis on hästi reaalne, maapealne, aga samal ajal on ka väga kaugel reaalsusest, mis on nagu crazy. Ma tunnen ka, et kuidagi see ongi nagu lihtsalt film, vaid see oli nagu omaette rännak. Et siis kui nagu tegelased lähevad kihtide viisi sügavamale, et siis sa oled nendega kaasa ja mingi hetk sa kuidagi mõistad, et sa ei ole üldse nagu oma enda reaalsust isegi tähele pannud. Ja siis kui see film ära lõpeb, siis sa tuled reaalselt tagasi, sul on nagu väike ekstensiaalne kriis. Aus. Ei, minu arust see oli väga mitmetahuline film või seal on nii palju mida analüüsida, nii palju mida mõelda. Ja mis ma tunnen ka, et oli väga keeruline film minu jaoks vähemalt, kuna ma olen seda ainult üks kord näinud. Aga samas mul on tunne, et see teebki selle heaks, see keerukus, et see ei peagi mõistma. Ma tunnengi, et sa tegelikult nagu, et nagu selle filmis oli hea, et see, et tegelikult kohe algusest algab mingisugust juba punktist, natuke nagu unenäodki. Ja tegelikult sa ei tea mitte midagi, aga sa ei sega, sest ta annab täpselt sulle nii palju infot, kui sul on vaja mingi hetkel. Et kuigi sa oled teadmatuses pool filmist, siis sa tegelikult ei ole segadses, mis on jällegi Nolani poolt masterful filmmaking. Aga ma ütlekski, et minu võib-olla see, minu esimene argument käib kokku selle kogu filmi teemaga, milleks on unenäod ja ma isegi tooks kõrvale siia nii-öelda see kõrvalteema, reaalsus põgenemine. Ja ma tunnengi, et juba, et see on nii-öelda reaalsuse, et see on klassika kandidaat või isegi mina ütleksin, et on juba klassika, sest seda nagu referentsitakse nii palju meie igapäeval. See on kuidagi, et nagu kui sa ütled, et ma ei ole Inceptionit näinud, siis inimesed on nagu toota, mis asja. Ja samas nagu öeldakse hästi palju sellist sõna nagu Inception-like, mis on mingi tegelikult väga klassika kirjelduses näiteks. Öeldakse Juhan Liivilik. Et ma ütleks, et see on juba selline väike nagu märge, et ta on tegelikult juba klassikaks muutunud. Et aga miks ma arvan, et ta peaks klassikaks muutuma, on see, et mingis mõttes see teema, see unenägude teema ja eriti see nagu reaalsus põgenemine, et see oli omal ajal, kui see välja tuli 2010, et see oli mingis mõttes natuke oma ajast ees, või ta nagu ennustas natuke meie tulevikku sellega, et nii-öelda pärast 2010. aastat hakkas kuidagi see sotsiaalmeedia nagu tõus ja tekkiski järjest rohkem võimalusi, kuidas oma nagu reaalsuses põgeneda. Ja see mingis mõttes näitab ära ka selle, et nagu kui sa sealt järjest põgened, siis see mingis hetkel sul see enda see reaalsuse taju. Ta nagu selle, it gets fucked up. Ja ma isegi tunnen nagu täna, see praegusel aastal, või noh, nii-öelda tänapäeval 2024. aastal, see on nagu isegi veelgi relevantsem, sest meil on nagu tulnud sellised trendid nagu reality shifting, mis ongi see, et sa nagu inimesed proovivad kogu aeg mingisugusesse alternatiivreaalsustesse nagu põgeneda ja et sest me oleme nagu vist ühiskonnana jõudnud punkti, kus reaalsus ei ole enam nii tore ja mõnus, et ja me selle tõttu otsime endale viise, kuidas seda muuta talutavaks ja sellepärast me põgeneme, aga tegelikult sellel on nagu oma ohud, mis tegelikult filmist jooksegi välja kogu selle Kobi tegelaskuju kaudu, et tema enda see reaalsuse tajumine on nagu ära kadunud ning samas ka see, et kus tema
see läheb väga spoileritesse, nii ma selle koha jätan vahele. Aga et sellel kogu sellest unenägudes reisimisel, et sellel on omad tagajärjed ja päris tegelikult nõmedad ja traagilised. Ma lisaksin siia midagi juurde, et peategelane põgeneb millegi eest, aga samal ajal millegi poole. Ja ma selles mõttes ka ma tunnen, et see tegelikult üldsegi nagu see teemavalik juba, et see on nagu nii-öelda, et kuidagi nagu hea film või ka nagu klassika mingis mõttes on see, et nagu sa võtad mingi, Nolan on võtnud selle unenägude teema ja ta on pannud selle tööle, ta on nagu sellest pressinud välja kõik tugevused, mis on lihtsalt unenägudes, võib juhtuda crazy asju ja see on nagu ja unenägude teemadega saad ükskõik mida sisse tuua, sul ei pea olema seda nii-öelda continuity't mingite kohtade ja teemade vahel, sa lihtsalt võid visata ja seal peab olema mingisugune narratiivne continuity vahel, aga jah. Nii et ütleksingi, et ma arvan, et sellest saab klassika, sest see on mingis osas, ma ütleksin, siin on see ühiskonnakriitiline teema, et me peaks olema ettevaatlikumad oma reaalsust põgenemisega ja kuidagi see ka mõttevargus mingis osas. Et nagu järjest nagu me hakkame ideesid järjest rohkem nagu hindama. Ja mis mõttes on tulnud see kogu see ideede copyrightimise asi ka sisse, nii et no jah. Ma arvangi, et siit kohas ma nagu annaks järje edasi Gretele. Mul on ka paar argumenti võib-olla, miks see võiks olla klassika. Esiteks, kui me võtame juba Christopher Nolani, siis temaga käib juba paras hea klassikaline ja selline ring ümber, et temal toodatakse kindlaid filme, tal on kindel nagu vaatajaskond, kes tõesti neile meeldivad tema filmid ja nad teavad, milliseid asju ta teeb. Ja kui me võtame selle filmi casti, siis ma ütlen, et see tegi selle filmi, mis ta praegu on meil. Et kuna Leonardo DiCaprio, Tom Hardy ja Cillian Murphy, siis nad on oma aja tuntud head näitlejad ja minu arust režissöör tegi nagu väga hea valiku ja muideks esimesena valiti filmi Leonardo DiCaprio ja alles pärast tema jah-sõna hakkas režissöör kutsuma teisi, et tema ümber ehitati kogu film näitlejate poole pealt siis ja lisaksin veel seda, et DiCaprio tema aitas väga palju kaasa skriptile ja tema töötas välja oma tegeluskuju väga palju, mis lõi nagu sellest puslest, see tõi kõik selle kokku ja see oli väga huvitav, et teada seda, selline fun fact. Ja mis ma tooksin tegelaste koha pealt veel, on see, et nad on väga erinevad tegelaskujud, neil on kõigil oma lugu rääkida. Et see on nagu mingi pusle, aga kokku see toob sellise terviku, mis on väga imetlusväärne, et Nolan nagu tegi seda, et see on väga wow. Et selline asi. Ja mis ma nagu tooksin veel välja, on muusika poole pealt, et kui ma kuulen Inceptioni muusikut kuskilt, ma tean kohe Inception, see loob mulle juba kindlad seosed, et Hans Zimmer tõesti väga hea muusika, mis ta tegi sinna ja seal on kindlad fraasid filmis, näiteks mis läbi käis väga palju, on idee, kellegi pähe panemine, unenäod, et see kohe loob minule seoseid selle filmiga, mis minu jaoks teeb nagu klassikaliseks, et jah. Isegi ma korra nagu isan selle koha peal, võib-olla nagu ühendan korraks enda veel ideega, et kuidagi see ka, et ta on kuidagi suutnud söövitada ennast meie ühismällu ühiskonnana. Et sul ongi need furr ja tegelikult ka seal oli tihti rongi sümbolism ja just see mingisugune nii-öelda mingi selline, kuidas mingi reaalsuse purunemine või see kuidagi ma kuulen Inceptioni ja tuli veel hetk, kui ma olen Inceptionist näinudki, aga mul tuli kohe ette see kaader, kus nii-öelda linn no nii-öelda collapsing on itself. Kukku.
et ongi nagu mingid asjad, mis on nagu jäänud ja see nagu võib-olla ongi, et ma näen kuskil, ma tunnen, et nüüd, kui ma peaksin nägema kuskil võrri, mul on kohe buum. Tuleb Inception ja siis hakkabki mõtlema, et peaks ikka seda filmi uuesti vaatama, et see on mingis mõttes, ma sattusin ühe video otsa, et jah, mul oli kuskil märge, aga ma jätsin seda ei leia üles, aga see videos rääkiski see, kuidas Inception film ise on üles ehitatud nagu unenägu ja mingis mõttes kogu see film tegeletakse sellega, et kellegile panna mõte pähe, aga samas see film ise söövitab ennast samamoodi vaataja pähe ennast, nii et jällegi wow. Ja ma läheksingi siis siit nagu oma argumendiga edasi, et kui ma varem mainisin, et see on minu jaoks väga mitmetahuline ja võib-olla isegi segadus tekitab väga hea segadus. Mul ongi tunne, et juba sellepärast lihtsalt seda tuleb korduvalt vaadata, sest sul on see tahe mõista veel enam või kas või lihtsalt mingi teooriate peale tulla või kas või lihtsalt kuidagi panna veel enam sellesse maailma, et sa suudaksid seda lõplikult mõista. Võib-olla ilmselgelt sa ei jõua selleni, aga sul on see tahe olemas. Ja ma ise tundsin ka, et ühe korraga sa ei saa seda kätte ja võib-olla see ongi see üks klassika omadustest, et kui kultusfilmis sa vaatad midagi sellepärast veel kord, et sa lihtsalt nii fännad seda, teinekord just klassikaga on see, et sa vaatad seda korduvalt just sellepärast, et mõista ja väärtustada seda. Ja mul ongi tunne, et see teeb selle klassikaks. Mul oli see väike mingi kommentaar selles, miks nagu Inception ei ole kultusfilm või miks ta nagu klassika on see, et võtta suht ma tunnen, et igal kultusfilmil seal tekib mingi ongi fanbase ja sellega just selline ära nagu märkiv nagu asi on see, et nagu on fan merch. Nii et videvikusaaga on täiega fan merchi, aga kas keegi on näinud? No kindlasti kuskil mingi eBay's on, aga nagu sellist nagu laialt levinud Inceptioni fan merchi ma pole küll kuskil näinud. Nii et ma ütleksin, nagu see on päris suur nagu märgata, vähemalt ei ole kultusfilm. Nii. On veel midagi? Ma ei tea, mina olen lõpetanud tänaseks. No siis. Ma tunnen ka, et siin on nagu palju mõtteid ja midagi veider on nagu küsitleda üldse, miks Inception ei ole klassika, sest ta on. Sest ta on Inception. Sest see on Inception. Mina ütleksin ju küll ühe fun facti veel siia lõppu. Kas teie teadsite, et kõigist nendest karakterinimedest, mis seal filmis on, tuleb kokku 2 sõna? Dreams pay. Unenäod maksavad. Dreams pay. Mina olin Helena. Ja ma olen Ensefer Daily. Ja mina olen Grete. Ja see oli meie podcast. Reaalsuskontroll. Reaalsuskontroll. Reality check.